Valitsus teatas, et Eestil ei ole praegu realistlik saavutada elektri hindu, mis oleksid samal tasemel kui Soomes. See tähendab, et valitsuse arvates pole meil mõtet odavat elektrist isegi unistada. Samas Eesti Energia lükkas valitsuse väited samal päeval ümber. Kontserni sõnul võimaldaks põlevkivielektrijaamade pidev töös hoidmine saavutada Balti regioonis Soomega võrreldavad elektrihinnad. Eesti Energia sõnul takistavad selle plaani elluviimist kaks asja: kõrged CO2 saastekvoodi maksud ja tootjate, näiteks tuuleparkide omanike ärihuvid. Valitsus üritas meid ja mitte esimest korda eksitada. Kui me oleme juba harjunud valitsuse lõputu valetamisega. Palju olulisem on aga küsimus, mis täpselt takistab meid odavat elektrit nautimast. Esiteks, kõrged CO2 maksud. Valitsus valetab järjekordselt, kui väidab, et põlevkivi on liiga kallis kütus. Põlevkivi on odav ja seda on meil palju. Küsimus on maksudes, millega seda kütust koormatakse. Samas pole kõrged CO2 maksud seotud majandusega. See on puhas poliitika. Brüsselis otsustati ühel hetkel, et põlevkivi ei tohi enam kasutada elektrijaamades ning loodi kunstlik olukord, kus selle kasutamine muudeti majanduslikult kahjumlikuks. See oli poliitiline otsus. Selle tulemuseks on kallis elekter, mis on viinud Eesti majanduse 3 aastaks langusse. Aga kui keegi on sellise otsuse teinud, saab seda ka muuta. Ja just sellega peaks Eesti valitsus praegu tegelema, mitte millegi muuga. Teiseks, roheenergia tootjate huvid. Avalikkuse survel loobus valitsus hullumeelses plaanis täita kogu Eesti tuulegeneraatoriga ning kingida nende omanikidele 2,5 miljardit eurot. Kuid see oli vaid ajutine võit tervele mõistusele. Valitsus surub meie endiselt peale roheagendad ja seda tehakse tarbijate arvelt, kes on sunnitud doteerima tuule- ja päikeseelektri tootmist. Tuuleparkide ja päikesejaamade omanikud saavad rikkamaks. Samal ajal muutub Eesti rahvas üha vaesemaks ja majandus langeb kõrgete elektrihindade tõttu edasi. See olukord ei ole normaalne. Eesti peab loobuma rohelisest sotsialismist ja naasma normaalse majanduse juurde. See tähendab, et kõik elektritootjad peavad konkureerima võrdsetel tingimustel ja võitku see, kes suudab pakkuda tarbijatele piisavat energiat parima hinnaga. Kui selleks osutavad põlevkivielektrijaamad, siis nii olgu. Elekter ei tohi olla Eestis luksuskaup ja meil on kõik võimalused, et see nii ka oleks. Aitäh!